Hei, hopsti selline tore intro ongi sellisele videole nagu kuidas need kettad lendavad ja seekord olemegi uue kettaga ning oleme siin Respos 16. korvil. Meil on mõnus taganttuul, meil on üle 100 meetri korvini minna ja meil on selle jaoks ideaalne ketas, mida katsetada. Selleks on MVP Impulse. Kettanumbrid on 9, 5, -3 ja 1, sest nagu me teame, taganttuul teeb ketta milleks? Üle stabiilsemaks, õige. Siin hakkame proovime ketta üle stabiilseks saada, ehk siis teeme mõned visked hästi rahuliku tõmbega, sest ma olen seda ketast visanud. Ma tean, et rahuliku tõmbega viskan seda tikksirgelt 90 meetrit ja fade 1 annabki talle sellise väga kindla tikksirgi joone. Aga samamoodi paneme mõned purakad ning vaatame, kas meil õnnestub see ketas siin ka korvi alla saada. Viskan 4 ketast. Need 2 ketast on täiesti tutikad. Mul on 2 sellist tagavara ketast, mis on laenatud ning mis on paar korda mängitud ja tean, et need lendavad täpselt samamoodi. Plastik on neil kõigil sama, neutron, otse loomulikult ning see ketas läheb siis loosi. Sellega üritan võimalikult vähe visata ning siia kindlasti täkked peale ei tekita ja hakkamegi loopima. Alustuseks hakkasin viskama sellise poole jõuga ehk väga kontrollitud visked. See annab meile teada, kuidas ketas sellise taganttuulega tegelikult lendab. Esmalt aga vaatame sellised selgelt tuulest viidud visked üle. Siin on meil selgelt näha üks vise, kui ketta nina läks liiga üles. Ketas tõusis ülesse ning oli täielikult tuulte meelevallas. Siin aga vise, mis on täiesti vastupidine. Ketas lengas selgelt paremini välja, aga liiga madalad. Tuule mõju oli sisuliselt 0. Aga vaatame nüüd üle mõne viske, mis ka õnnestus. See esimene vise tuli väga hästi välja, kuid selgelt ei siia sisse vähe jõudu. Sellegi poolest on näha, kuidas ketas hoiab end sirgelt ning saavutab siis lõpus korraliku hajuvuse. See vise oli juba parem. Korralik snap ning ketas lendabki väga sirgelt kusagil 80 meetri peale, vaatamata väga tugevale taganttuulele. Selle viske puhul oli tuul palju tugevam ning selgelt on näha, et jõudu sai isegi sisse pandud palju rohkem. Olen küll viske algfaasis veidikene ees, aga lõpupoole on näha, kui sirgelt see lendas vaatamata sellele tugevale tuulele. Selleks, et korralikult lendu ja võrdlust saada, pidin proovima ka mõned visked konkreetselt punnitada. Kokku punnitasin 12 viset ning tulemusi oli igasuguseid. Korvis kaugemale kordagi siiski ei jõudnud. Loomulikult alustame kehvematest sooritusest ning selle viske puhul on selgelt näha, kuidas tuul selle kettaga mängib. Tegemist pole siiski imekettaga, mis taganttuulega alati kõik ära nulliks. Eks selliseid kehvasid viskeid oli igasugused, nagu näiteks see. Distantsi tundus sellelt korralikult olevat, aga puu sai alla, et päris analüüsi sellest viskest ei saa siiski teha. Õnnestunud visete puhul on näha, kuidas ketas läks siiski alastabiilseks vaatamata tugevale taganttuulele. Hoidis sisuliselt terve tee oma nurka ning tabas ka kenasti puude vahelt olevat 100 meetrit lendu, aga 8 meetrit paremale korvist. Lõpetuseks päikese paiste saatel kõige paremini õnnestunud vise ning lihtsalt naudime seda. Sedasi siis lendabki MVP Impulse tugeva taganttuulega. Osadel visete puhul pean tunnistama, taganttuul kadus ära, jäi tuule vaikus. Seda ikka juhtub isegi tavalise mängu ajal. Ning visked olid teistsugused. Parim vise purakate puhul jõudsin küll mitu korda siia greenile, umbes 12, ütleme 3 või 4 korral. Üks oli selline 50-60 olukord, ütleme 3 korral, mis antud treenituse puhul ei ole üldse halb ja koha pealt visates muideks, sellepärast, et põlved teevad natuke liiga. Aga parim siis jõudus siia, mis ei ole üldse paha. Et tulisid puude vahelt ilusti läbi, see oli pigem selline natukene tuulevaiksem moment, et keris see -3 väga ilusasti. Nüüd, kui sina tahad seda ilusat lilla-roosa värvilist, mis päriselus ma luban teile, näeb oluliselt ägedam välja kui siin minu käes hoides.
tahad seda endale tasuta saada, liitu Patreoniga ja sealt juba leiad loosi tingimused. Kui sa ei taha loosi peale loota, tahad seda ketast endale niisama saada, siis Tuule discgolfist leiad selle endale ja saad ka väikese allahindluse. Info leiad selle jaoks selle video kirjeldusest. Senikaua kõik. Minul oli väga vahva ketas. See jääb mulle kotti, kui sa näed mind tahab proovida, küsi julgelt. Ma annan alati proovida, eriti neid kettad, mis on videodes. Järgmise korrani. Tšau, tšau, tšau!